siin loengus vaatame korra veel üle, et tegelikult mida veel võiks vaja minna peale USB mikrofoni ja arvuti, millesse salvestada. Kõigepealt võiks vaja minna kõrvaklappe. Minul on siis sellised äärmiselt odavad kõrvaklapid, ma kasutan neid lihtsalt podcastide kuulamiseks, siis kui ma käin õues kõndimas või jooksmas. Aga need kõrvaklapid ei pea tingimata mingid super kallid kõrvaklapid, monitor kõrvaklapid 10 000 eurosed olema, vaid need võivad täiesti lihtsalt 20 eurosed kõrvaklapid olla. Peas, et sa kuuled läbi, et sa kuuled oma heli samal ajal, kui sa ise salvestad, sellepärast et väga paljude USB mikrofonide küljes on see kõrvaklapi auk ja siia on mõttekas kõrvaklapid otse, siis mitte Bluetoothiga nagu need on, aga ikkagi juhtmega otse mikrofoni külge niimoodi, et sa kohe kuuled täpselt seda, mida sa räägid. Mille pärast see vajalik on sellepärast, et kui sa rääkimise ajal kogemata teed midagi või lähed jalaga vastu ja see tume müts, sa ise seda võib-olla ei kuule, aga kõrvaklappidesse tuleb see läbi niimoodi, et sa saad kohe teada. Kõlarid, arvutikõlarid, sul on mingid suured arvuti juures olevad multimeediakõlarid või arvuti enda kõlarid, neid salvestamise ajal ei kasuta. Kõlarisse heli lasta salvestamise ajal ei tohi, sellepärast et siis see heli tuleb nagu sinu suus sinna mikrofoni sisse, siis jõuab ka kõlaritest siia mikrofoni sisse, nii et kõik kõlarid kinni. Siis popfilter on üks selline asi, et me räägime sellest ka hiljem lähemalt, et kui sul on väga kõva põh või tõh või nagu sa pead mikrofonile hästi lähedal olema, siis tavaliselt nende mõlema mikrofoni sees, mida me siin täna vaatame, on popfilter juba sees olemas. Nii selle sees kui ka selle Rode podcasteri sees on see popfilter juba olemas, aga ikkagi ma olen nii YouTube'ist vaadanud juhendeid kui ka kuulanud inimeste nõuanded, siis mõned soovitavad ikkagi, et pane veel igaks juhuks üks popfilter ette ja siin on nüüd üks näide popfiltrist. See pannakse siis niimoodi mikrofoni ette, et see on nagu sinu suu ees ja mikrofon on siin. See võtab siis selle kõige suurema, näiteks kui sa ütled, et tuul puhub, et siis ma proovin, tuul puhub, et siis praegu see asi nagu, see energia nagu kandub, see tuuleenergia kõik siia mikrofoni sisse ja see lööb täis ja vahel isegi juhtub siis inglise keeles öeldakse clipping, ehk siis heli läheb nulli, heli läheb nagu punasesse liiga valjuks ja see rikub selle heli kvaliteedi ära, seda ei ole võimalik pärast välja võtta. Nii et kui sul on tugevad põhjid, tugevad tõhkid, kasuta seda. Lisaks on olemas veel ka sellised popfiltrid. See popfilter, kuidas eesti keeles oleks siis mingi mürasummutaja või midagi sihukest jah, et on olemas ka siuksed popfiltrid ja need torgatakse nagu mikrofoni otsa ja need teevad nagu heli õige natukene sihukesest tuhmimaks, aga sellest ei ole midagi, sellepärast et ta võtab ära ka, kui sul on ikkagi see probleem, et sul on kõvad põhjid ja tõhid, siis ta aitab väga kõvasti kaasa sellele, et sinu heli oleks kvaliteetsem. Nüüd üks asi veel, mida vahest nagu vaja läheb, on see, ütleme, et sa ei salvestagi oma töölaua taga näiteks, vaid sa hoopis tahad minna sinna telekatuppa, istuda rahulikult oma sinna diivanisse, paned laua peale väikese taime tee, mingisuguse maatee sinna aurama, tõmbad sinna kerra ennast, võtad selle läppari sülle ja siis sa tahaks nagu rääkida, sellepärast et rääkimise mõttes oleks selline poos muideks palju parem, kuna inimene kuidagi loomupäraselt, kui ta peab niimoodi sirge sellega siin istuma ja rääkima, ta hakkab kuidagi nagu mõnusamalt või paremini või nagu mõtestatumalt rääkima, aga probleem tekib selles, et kuhu siis mikrofon panna. Kui sa mikrofoni liiga kaugele paned, siis see võtab liiga palju helikaja, ruumikaja võtab peale. Kui sa nüüd mikrofoni käes hoiad, see ei ole üldse hea lahendus. Mikrofoni käes hoida tohi nii-öelda, et statiiv on väga vajalik. Näiteks siin sellel mikrofonil ma panin praegult siia, mul on siuke kodustatiiv, mis käib laua peale. Ja see on nüüd selline üks lahendustest, see ei ole väga hea variant, sellepärast et sellega on küll tore salvestada, aga ta kipub natuke seda laua heli võtma kaasa. Teine variant on siuke, ma ei tea, kas siit nüüd näha on, aga põhimõtteliselt see on suur siis põrandale käiv, et miks pärast see on hea? See on sellepärast hea, et igasugused lauahääled, mis hääled, kuhu see statiiv nagu võiks toetuda, siis need ei tule läbi. Ja see on nagu selles mõttes hea, et kui sa tõesti istusid diivani peale, tõmbasid kerra ja läppar on süles ja tahad rääkida, siis sa saad selle statiiviga, mis põranda peale pannakse, saad selle panna enda suu ette. Ma panen siia alla kirjeldustesse ka lingid, et millise statiivi ma mõtlen, on olemas lauastatiivid, on olemas põrandastatiivid ja lauastatiividel on kõigil natuke see häda, et kui sa laua vastu lähed, siis ta kipub selle laua, selle heli kõik läbi laskma. Aga eesmärgiks peaks olema see, et kui te üksinda kodus salvestate, eks ole, siis minu arusaamist mööda peaks eesmärgiks olema see, et sul oleks võimalikult mugav ja mõnus ja siukene
hubane olemine ja sa saad rääkida vabalt ja see on nagu sinu mingi tekib sihukene mõnus olek, et see on see salvestamise olek ja sul on selles olekus nagu hea olla ja uskuge mind, siis tuleb jutt ka palju paremini välja. Üks asi ma ütlen siia vahele veel, et seda ei pea ostma, seda ei ole vaja tingimata igal juhul osta, aga üks variant, et kui sa näiteks loed audioraamatuid ja sa tahad, et võimalikult vähendada neid kajasid ja et see heli oleks rohkem sihuke nagu stuudiolaadne heli, siis ma soovitan osta nagu sellise. See on nagu poroloon on siin sees ja mikrofon käib nagu siia, siin on veel nagu popfilter käib siia ette, aga see teeb seda, et ta aitab sellel helil võib-olla rohkem nagu isoleerida ja mikrofoni isoleerida rohkem ruumi mürast ja see vahe ei ole nagu öö ja päev, aga ta annab siukse väikese tunde sisse, et see heli on nagu rohkem siuksem tummisem, kummisem, nagu kinnisemas kontrollitud olukorras, natuke aitab kontrollida seda, ega ta kaja täiesti ära ei võta, aga ta natukene aitab nagu kontrollida seda heli.